Tere uudistekeskuse vaatajad! Tänane saade on eriline, sest tegemist on uue saatesarja avasaatega. Me siin uudistekeskuse tegijatega oleme nõu pidanud, et peaks oma saadetele panema mingi ühise nimetaja ehk siis pealkirja. Aga siiani pole kokkuleppele jõudnud, millist pealkirja valida. Hiljuti saime kokkuleppele ja saatesarja pealkirjaks saab Heade mõtete kast. Esmapilgul tundub ootamatu, et just selline pealkiri, aga selle sünnilugu on väga lihtne ja väga vajalik. Nimelt 2025. aasta kevadel Isamaa erakond Mustamäe kevadlaadal oma valimistelgis kasutas sellist vahendit nagu Heade mõtete kast. See oli pealtnäha tundus, et üks pappkast, mis oli sinist värvi, selle peal oli kleebitud Urmas Reinsalu pilt ja seal oli Isamaa sümboolikat. Ja kasti mõte oli see, et kui kellelgi tekib hea mõte, siis ta paneb selle kirja sedelile või mingile paberitükile ja läheb ja laseb sinna kasti. Ja siis Isamaa saab tasuta ideekorje käigus väga häid mõtteid, mida siis uurida ja siis ta teab paremini, kuidas rahvale head teha. Ja mõtlesimegi, et teeme tänase esimese saate, vaatame, milliseks see kujuneb. Igatahes me kõik oleme põnevil, nii saate tegijad, taustajõud kui ka vaatajad. Vaatame siis, milliseks kujuneb uudistekeskuse saatesarja Heade mõtete kast avasaade. Ja nüüd jätkame siis saatesarja Heade mõtete kast avasaadet. Meie saatesse lubas tulla ka Andres Saukas, sest tema tehnokraadi pilk aitab asju näha kõrvalt, paremalt, selgemini, kui ütleme võib-olla need inimesed, kes on humanitaarid, kes on nagu väga asja sees. Ja tänase saate alguses siis alustangi sellest, et osa inimesi tundub nagu tarkade mõtete eest lausa pagevat. Ja neile jääb mulje nagu targad mõtted ajaks neid taga ja neil tuleb selle eest põgeneda. Vähemalt kui vaadata selliste inimeste käitumist, siis selline mõte on või mulje jääb. Ja 2025. aasta kevadel Mustamäe kevadlaadal Isamaa erakond leidis ühe väga hea lahenduse. Nimelt ta kasutas Heade mõtete kasti selleks, et inimestelt häid mõtteid saada. See oli siis tasuta ideekorje. Inimesed, kes käisid seal samas laadal ja ajasid juttu Isamaa kampaania telgis olevate inimestega, need siis kirjutasid oma mõtted paberile ja panid sinna kasti ja nagu seal kasti peal silt julgustab, et tule räägi kaasa. Ja siis Isamaa võttiski inimesed häid mõtteid. Mõtlesime, et ka meie vaatajatel on häid mõtteid, saatetegijatel on häid mõtteid. Panemegi siis selle pealkirja saatesarjale Heade mõtete kast ja siinkohal suur tänu Isamaa erakonna juhtkonnale, kes sellise geniaalse mõtte peale tuli. Ja ma loodan, et meie vaatajate hulgas on ka Isamaa erakonna liikmeid ja valijaid ja nad saavad siit meie saatest häid mõtteid, mida kuskil Isamaa kampaania telgis saavad panna Heade mõtete kasti. Ja siis ma käin korraks üle eelmise saate üleskutse, sest tookord tegime üleskutse aidata internetiväljaannet Objektiiv ja aidata tal nimelt raha koguda, sellepärast et Objektiiv oleneb peaaegu täielikult oma sponsorite heast tahtest. Kui ta saab piisaval hulgal raha kokku, siis ta saab korralikult toimetada ja kui ta ei saa, siis ta on päris raskes seisus. Ja Objektiivil on teatavasti iga aasta on vähemalt kevad- ja sügiskampaania, mille käigus siis kogutakse oma toetajatelt, lugejatelt raha ja oli ka tänavu kevadel. Eesmärk oli 65 000, aga see ei kippunud nagu eriti kokku tulema ja siis mõtlesimegi siin toimetuses uudistekeskuses, et toetame. Kuigi Objektiiv on ametlikult jah meie konkurent, aga samas oleme mõlemad isamaalised, konservatiivsed, kainemõistuslikud, nii et oleme ikkagi ühel pool rindejoont, teisel pool on globalistid ja siis on mõistlik, kui üksteist aitame. Oleks kahju, kui selline tuntud internetiväljaanne nagu Objektiiv lihtsalt rahapuuduse tõttu kaoks Eesti ajakirjandusmaastikult, sest ta on ikkagi väga vajalik. Ja siin ongi siis Objektiivi peatoimetaja Markus Järvi üleskutse, kus on selgelt öeldud, et Objektiivile selle raha kokkusaamine on elu ja surma küsimus. Ja seal on ilusti toodud ka nagu
täpsemalt juhtnöörid, kuidas objektiivi toetada. Ja siin ma siis panen veidi suuremas kirjas, kes soovib objektiivi toetada, sealt leiab ilusti pangaarve numbrid ja seal on ka täpsed juhtnöörid, mida siis täpselt kirjutada. Ja Markus Järvi on selle allkirjastanud, nii et Markus Järvi kui objektiivi peatoimetaja, tema tegi selle üleskutse. Ja meie toetame. Ja siin ma võtsin välja paar kohta Markus Järvi kevadkampaania üleskutsest ja loen ette. Iga kampaania on meile alati elu ja surma küsimus. Kas püsime pinnal ja saame oma tööga jätkata või tuleb meil midagi koomale tõmmata ja kokku pakkida? Ja siis teine osa sealt või see põhisõnum kevadkampaaniast on palun toetage objektiivi tööd sellisel viisil ja sellise summaga, nagu on teile jõukohane, et saaksime jätkata head võitlust. Seda ütles siis objektiivi peatoimetaja Markus Järvi. Nii, ja miks ma selle võtsin üldse teemaks? Sellepärast, et mulle tundus, et objektiivi toimetus jäi uskuma 2024. aasta novembris minu vastu käivitatud soparünnakut, sest päevapealt lõpetati minu kaastööde avaldamine, mulle ei teatatudki sellest ja ma olin algul päris pahane. Alles hiljem sain aru, et kõige tõenäoliselt oli põhjuseks see, et lihtsalt objektiivi toimetus ei suutnud honorari maksta ja pidi tõmbama kokku kõikjal, kus vähegi sai. Pidi nii-öelda tegema säästu eelarve. Ja kui objektiiv seda avalikult ei öelnud, see on arusaadav, sellepärast, et tegemist on ikkagi Eesti poistega, ütleme Eesti noorte meestega. Eestlased on siukesed sissepoole elavad ja paljud eestlased häbenevad tunnistada, et neil on majanduslik raske seis ja objektiiv ei olnud siis erand. Ta lihtsalt ei suutnud maksta honorari ja siis ta võis ükskõik mis ettekäänded tuua ja siis, et oleks soliidne või nagu mundriau kaitsta, aga see ei tundu väga nagu tõepärane. Aga pärast eelmist saadet minuga võttis osa vaatajaid ühendust ja nad palusid, et ma analüüsiks ka teisi võimalusi. Sest mina lähtusin esimeses saates sellest, et objektiiv tõepoolest ei suutnud maksta ja see lihtsalt sellepärast jättis nagu asja pooleli koostöö ja honorari ja kõik muu sellise. Ja pärast seda on avaldanud minult ainult tõlkelugusid, kus pealegi enamasti minu nimi on tõlkjana puudunud. Ma ei tea, mis kokkuhoidu see annab, kui tõlkja nimi jätta tõlke alla panemata, aga võib-olla mingit kokkuhoidu annab ja see näitab veel kord, kui raske on objektiivi majandusseis. Aga vaatame nüüd selliseid võimalusi nagu need, mis tookord sai heatahtlikult kõrvale jäetud seletused objektiivi käitumisele. Esimene on siis heausklikkus või siis argus. Teine on eri mõõdupuude kasutamine. Ja kolmas on teadlik hoolimatus või siis teadlik vastutegutsemine. Ja just selliste asjade läbivaatamiseks ongi vajalik, et Andres Saukas tuleks ja kõrvalt vaataja pilguga hindaks. Temal on tehnokraadi mõistus, ta lähtub alati loodusseadustest ja kainelt suudab analüüsida olukorda. Nii et ma igaks juhuks küsin, et Andres, kas sa oled kuuldel praegu? Ae, Andres. Hallo. No tore, näed, nüüd ongi Andres. Tore, et sa tulid meie saatesse, nüüd saame sinu tehnokraadi pilguga vaadata neid seletusi. Ma jätsin need kõrvale, sest ise lähtusin heatahtlikust seletusest, aga meie vaatajatel oleks huvitav, mida tähendaks, kui võtta ette need teised võimalused. Ja näiteks esimene võimalus ongi siis, kas oli tegu heausklikkusega või argusega. Ja tasub mõelda, miks jäeti küsimata, miks ja kellele see on kasulik. Ning vaatajatel tekib ka küsimus, et kui tõhusalt suudab peavoolu ajakirjandusele vastukaaluks olla väljaanne, mille toimetus on heausklik või siis arg või mõlemat korraga, see tähendab nii heausklik kui ka arg. Ja veel üks oluline küsimus, kas eestimeelsed inimesed saavad sellisele väljaandele kindlad olla. Nii et Andres, palun arutame teoreetiliselt need võimalused läbi, sest nagu ütles tuntud 20. sajandi hingeuurija Carl Gustav Jung, kui mingi asi alateadvuse suruda, siis see võtab inimese üle võimust.
ärme suru neid asju alateadvusse, arutame need läbi, kisume need valguse kätte ja siis saame vastused. Nii et mida sa, Andres, selle kohta ütled? Kuulan sind tähelepanelikult, sind kuulavad tähelepanelikult ka meie vaatajad. Nii, mul on kohe nüüd üks ettepanek, kui ma siia tulin, et mõned pildid tagasi minna. Mõni slaid tagasi, seal kus oli see aitamine ja ära mulle 2 lauset. Kohe vaatan, kas äkki see, kus on juttu? Vot see, vaatame kõigepealt lihtsalt inimesed, vaadake nüüd loodusseaduste ja eesti keele. Mina olen rääkinud, et minu erakond on eesti keel. Ma toetan selle Juhan Liivi lauset ja ma olen sellest ütelnud, talt on seda küsitud eesti keel ja vaatame nüüd selle ära. Palun toetage objektiivitööd sellisel viisil. Näete, siin on selline viis, mis see tähendab, milline poos, viis või poos ja sellise summaga. Vot sellest saan aru, et siin on rahaga midagi räägitud, mis on teile ka jõukohane, et saaksime jätkata head võitlust. Vaadake, võtame need asjad, selline viis on üks imelik, mida võiks eesti keelest läbi rääkida, sest kui viis on sedasi, siis ma toon näite natuke ettepoole. 2022 ma käisin ka seal saadetes, olid välgatused, see oli vist see viis, kus raha ja midagi ei olnud ja summadega olen ka toetanud. Ja nüüd on teine küsimus, ütleme, et see hea võitlus või paha võitlus. Aga mis on nende vahe, Andres? Võitlus, mis võiks see definitsioon olla. Mina mäletan niimoodi, et võitlus on võistlus, kus kasutatakse ka, ütleme, jõudu. On see hea jõud või paha jõud. No vot siin ütleb nüüd ära, et võitlus hea jõuga või paha jõuga. No vot siit saame nüüd edasi minna. Vaadake, milline viis on vaja kirjutada sellest. Seal ma nägin, et mille pärast olid maha võetud ja vot see viis nüüd ongi, kas see viis ei sobinud. Võtame selle kohe hammaste vahele ja nüüd lähme sinna tagasi küsimuse juurde, pildi juurde, need siin heausklikkus või argus. Paneme ära. No nüüd küsime siin, näete, need on vana Platoni või kellegi veel öeldud, et alati tuleb inimesed, kui te tahate millegiga teha, see on looduse seadustest võetud juba vanast ajast. Miks ja kellele see kasulik on? Ükskõik, mis asi, midagi toimub, kui te lähete poodi, ostate jäätist, siis mõelge, miks te ostsite ja kellele see on kasulik. Vastus on ju lihtne, teil tuli see maitsemeel hakkas panema, mitte ei hakanud see, mida räägitakse mingi Putini meelne või mingisugused Kremli meelsed. Teil hakkas see tunne, et organism vajab seda jäätist. Näete nüüd peavoolu ajakirjanduse vastukaal, ütleme, väljaanne on heauslik või arg. Jälle väga hea mõte on tekkinud kahepoolne edasi-tagasi. Kahepoolne, mis ta võib nüüd olla. Kas see võis olla nüüd peavoolule hea või peavoolule arg, heausklik. Siin tundub, et olukord selle võib üldse välja võtta, sest igasugune variant, nii palju kui ma aru sain tollest ajast, siis see objektiiv ikkagi proovis oma mõtteid, oma suunda hoida, kuna ta on ka usupoolne süsteem. Usu kohta ma ütlen ära, et uskusid on palju, aga ma tean, et looja on üks. Ükskõik, kellega tahate panna, kellega olla, kroonu näite võin ka tuua sisse lihtsalt, seal ei söönud need Muhamedid, ei tahtnud sealiha. Ja jõudsime sellise olukorrani, kuni nad ise tunnistasid, et ainult vangis olles või sõjaolukorras nad võivad süüa sealiha. Ja ma, mille pärast selle viskasin sisse, vaadake nüüd, kui tuleb 600 vangi, ma lähen korraks kõrvalpõnkega sinna Tartusse, siis ärge mingil juhul hakake nagu mõtlema, et talle peaks mingit teist toitu panema. Nende usk lubab sealiha süüa, kui nad on vangis. Aga kui te annate alla, siis hakkate nende muud asju proovima ja tarvitavate kallal. See on nendel sees, nii palju ma tean.
ja vot nüüd selle peavalu ajakirjanduse vastukaaluks proovigi nüüd ise mõelda, kas ta on arg või heausklik, ei taha uskuda, kui on usklikud inimesed, siis nad ei saa arad olla. Aga heauskliku poole pealt see võib olla, et nüüd peteti neid täpselt, see võib olla. Ja nüüd viimane kolmas selline variant, näete, eestimeelsed inimesed saavad sellise väljaandele kindlad olla. Siin on jälle see küsimus, mina ei saa sellest sõnast aru, eestimeelsed, ma saan, kas eestimaalased, kes räägivad eesti keelt, saavad väljaandele kindlad, ma paneks kohe sedasi olla. Või no ütleme patriootlikud Eesti inimesed. Ja vaat seda ma mõtlengi, see ongi patriotism on sees ja ma saan aru, siit võib ka jälle see välja lugeda. Nii et see heausklikus vargus jääbki õhku rippuma, nii et inimesed mõtelge, et mina ei oska praegu ka panna, ma tõin omad väited ära, kui me toome siia neid teisest usust sisse katoliiklus ja meie ristiusk ja see kõik jääb tahaplaanile. Me hakkame nende enda võib-olla neid jäätmeid sööma, mis seal on, mida meie ei taha ja globalistid nagu pakuvad diod ja igasugused putukad ja prussakad, need pidid hästi toitma ja nii edasi, aga see organismil ei ole loodusseadustega kooskõlas. Andres, aga siin võib olla üks asi, et kui meie inimesed on muutunud niivõrd pehmeks, et selleks, et meeldida võõrastele, nad on valmis minema kas või oma inimeste vastu ja see ju nõrgestabki ju elujõudu. No see on väga õige. Nii see läheb ja selle kohta on näide ka, ma olen ka millegipärast suhtlen kõigiga, kõik tahavad minuga suhelda. Haiglas oli üks allveelaeva kapten, rahvuselt oli Aserbaidžaan ja ta lõi sellise loo, ütles ära, et kui on üks Muhamed, siis on briljantne sõber. Kui on kaks Muhamedi, siis on kuldne, aga 3 ja rohkem on saakali kari. Nii et võime arvestada, see ei ole nüüd eestlaste ainukene probleem, kui ta tahab saakali karjana olla, aga nemad saakali karjad on, mõtelge, selle vastu me ei saa. Me oleme sigade ja lontkõrvade või sellise kari moodustub meist, aga saakalid need tulevad jõuga kallale selja tagant ja kroonus sai ka näha. Ühed olid usbekid, olid nagu Muhamedid, aga kui tuli seal Aserbaidžaan või see, need olid juba vihasemad, need olid tumedamad, pikemad ja nendelt võis kõike oodata selja tagant ja salakavalus ja vot siin ongi, tulebki vastukaal ja heausklik või arg, need me olemegi arad, heausklikud, ootame, mille siis keegi tuleb siin meid siis ja nii edasi. Selge, aga vaatame teisi võimalusi nüüd. Ja teine võimalus on, et objektiiv kasutas eri mõõdupuid ja siis tekibki küsimus, et kas toimetus teeb vahet, keda nimelt on soparünnak tabanud. Ja näiteks kui meenutame, et kui Kaja Kallas või keegi muu selline on avalikult halvustanud ja süüdistanud Varro Vooglaidu, siis on objektiiv kohe rutanud rünnatud kaitsma. Kaasautor Tõnu Kalvetit 2024. aasta novembris tabanud soparünnaku järel aga vaikis. Ja ongi küsimus, miks? Mida sina, Andres, selle kohta arvad? No siin on otse on valmis, see läheb ainult ühte pooli, ongi eri mõõdupuud, siin ei saa mitte midagi. Kui on 2 põllast kõrvulti, mõlemad on ühtemoodi vaja üles riputada ja üks jäetakse välja millegipärast. See ongi eri mõõdupuud on võetud, kuigi mõlemad on nagu midagi sellist mitte ilusat teinud, nõnda nimetatud, mida ei ole, ütleme, faktiliselt tõestatud. Kui üks ütleb, et sa oled loll, vanaema ütles selle kohta, see, kes teisele sõna annab, see seda ise on ja ma arvan, et ta ei valetanud, sellepärast ma ei ole mitte kunagi endale mingisugust sellist imelikku tunnet võtnud, et ma pean kellegi teise moodi olema või see, mis keegi teine ütleb seal. Ma parem kuulan linnulaulu ja mõtlen võib-olla, kuidas lind ütleks, et ma olen loll, et kuulan teda seal niimoodi. Vot see ongi see eri mõõdupuud. Vot siin on juba
võib-olla see just see mõõdupuude värk. Aga miks? Küsimus on miks? Miks? No et sellest ongi, et nüüd ütleme ära, et kui oleks ta nagu võrdselt, kas siis ei ole sa nii palju usklik, et sind ei võetud jutule, et sa ei käi palvetamas. Kui sa käiksid 5 korda näiteks, nagu moslemid käivad, võib-olla siis asi oleks teistmoodi, ma ei oska öelda. Selge, tähendab asjatundlikkuse kõrval on mingid teised mõõdupuud. Teised mõõdupuud, mida praegu meie ei näe. Selge, vaatame edasi. Ja kolmas on siis, kas tegemist oli äkki teadliku vastu tegutsemisega ja esimene pool sellest, kas oligi oodatud soodsat võimalust Tõnu Kalveti eemaldamiseks kaasautorite hulgast ja kasutati see mõnuga ära. Ja teine küsimus, miks, kelle ettepanekul või korraldusel, kas see pärines toimetuse seest või väljast? Ja kolmas, kellele oli või on selline otsus kasulik? Mida sina, Andres, ütled? Vaatame, see samane teadlik vastu tegutsemine, see on väga raske praegu, aga kui mina seal käisin saates, oli selline väga tore saatejuht, oli Indrek Petersoo. Tema vaatas sulle silma sisse, nägi ja mina tundsin küll, et me oleme sama haridustasemega, me oleme sama mõõdupuuga, nagu eelmise võtame nüüd sisse, haridustase, siin ongi nüüd kaasautorite hulgas. Siin annab välja, mis tavaliselt karjasüsteemis on, et karitarka või teist värvi, ütleme musta lammast ei salli. See on kohe, nad lähevad müksama teda, olgu loomariigis või inimriigis. Ja inimriigis on, kui sa ei ole minu moodi või meie moodi, siis tõmba minema. Ja kõige paremad näited on ju siin nendes LGBT-d ja kõik need sellised vähemused, kellele eraldatakse raha, kõik politseinikud, kõik on nende poolt, ei tohi neile midagi teha ja nii edasi ja nii edasi. Vot siin ongi selline ära, et hakati nagu seda massimeediat rohkem uskuma või need on seal nende oma toimetuses keegi LGBT või selline mees, kes töötab salaja. Nagu, mis siin ennem oli mitmes kolonn, meil oli see 5. kolonn. Ja kardeti, sellest 5. kolonnist ei ole räägitud. Nüüd tuuakse kohe uus 6. kolonn sisse 600 vangi näol. See on puhas värk. Ja kui me selle peale ei mõtle praegu, siis arvestage, kui telekaid vaatate, siis kui palju neid telklaagrid on seal Prantsusmaal, Itaalias, Portugalis ja kui seal käsk tuleb, et enam me toetusi ja neid ei saa, vaadake, mis siis toimub. Saakalikari võib-olla hakkab liikuma. Ja vot siin ongi nüüd see ettepanek, miks selline tehti ettepanekul korraldusel. Vot selle kohta on kõige parem teada saada, kui nüüd inimesed pöörduvad siia uudiste keskusesse ja sinna otse objektiivi, vot selle samase vastu või selle küsimuse, kellel oli see kasulik ja miks tehti selline asi, see teadlik vastu tegutsemine, oli see olemas või ei olnud. Aga ma arvan, et kõik need küsimused, mis siin on praegu tulnud, need on ju täielikult väga suure rahvamassi küsimusi. Mina ei mõtlekski sellist asja välja nii palju. Siin on tähendab tagasiside ja küsimusi tulnud nii palju, kui inimesi on. See on tulnud meie vaatajatelt, kes on minu artikleid ja tõlkeid lugenud ja olid ülimalt üllatunud, et ühtäkki nende avaldamine objektiivis pandi pausile. Ja kusjuures ka tõlkija nimi jäeti avaldamata. Aga vaatame edasi, sest küsimusi nendelt on tulnud veel ja sel samal teemal teadliku vastutegutsemise kohta. Ja üks küsimus oli, et kellel objektiivi toimetuses oli põhjust suhtuda Tõnu Kalvetisse vaenulikult ja miks nimelt? Ja järgmine küsimus, millise signaali annab toimetuse selline käitumine kõigile kohusetundlikele ja asjatundlikele ajakirjanikele ja publitsistidele, kes on kaalunud võimalust teha kaastööd objektiivile?
Ja kolmas küsimus selle teema kohta, kas see signaal on pigem kutsuv või pigem tõrjuv? Andres, mis sa kostad? Esimese selle punkti kohta saab ainult otse vastuse küsida nende käest isiklikult, kes seal toimetuses on vastu. Meie siin ei ütle välja, inimesed seda saate otse küsida. Teine küsimus, näete, mis siin on, ütleb ära, et selline käitumine, kas see mõjub ära. Ja vaadake, et see sõna jälle, nagu siin öeldakse, kaastöö, ma seda sõna ei salli. Koostöö oleks parem. Võib-olla lepingu peal on, et teeme kaastööd, see on kaasa jooksmine selline. Ja kaastöö see võiks ära unustada. Eesti keeles on koostöö. Kas teeme nüüd koos seda ära, ma teen sellest osast Ungarist või teen tehnosüsteemist või teen sporditoimetuse tööd, et millised on see suund, vot see ongi see koostöö, et ma teen selles suunas või annate mulle juhendid. See ei saa kaastöö olla, sest koostöö saab olla treeneri ja sportlase vahel, see on koostöö. Aga kaastöö, ma ütlen ära, jookseb palja tagumikuga, jookseb jalgpalli väljakule, kõik jooksevad talle kaasa. See ongi kaastöö. Vot see on nüüd sellest ära ja kuidas see nüüd, milline signaali annab, see signaal on kehv. Mitte midagi ei ole teha, see on täitsa punane tuli ja vilkur on peal ja mitte midagi ei ole teha. No punane tuli järelikult tõrjub signaal. Ongi ja siit ta näitabki lõpus ongi see, et ta ei kutsu kuidagi moodi, sest keegi ei tea, kas ma saan sinna kirjutada, kas ma teen tasuta, ma käisin ju tasuta tegin, et välgatuse saated ära ja seal olid mitmed sellised, miks sinna enam ei lähe, näiteks huvitab Einar Laidnat ei ole näinud seal. Ma hea meelega vaataks, ma usun, et mõni teine ka veel vaatab peale minu. Ei ole seal olnud Andres Raidi, ka samuti oli seal ju, kutsuti välja ja oli vaja rääkida ja nii edasi. Neid on väga palju, kes on, aga kuidagi ühtlaselt ja ta jääb ülbaliseks, nagu vanasti öeldi, ja see ühekülgne, ütleme niimoodi, see ei kutsu raha ka andma. Ja siis leitakse, kes seal viimased on, siis saab mustata ja otsitakse mingisugust pindu kellegi käest. See on, et ta on pigem tõrjuv, ütleme niimoodi. Selge, Andres, saime sinult vastuse ja need meie vaatajad, kes minult on seda küsinud, küllap jäid nüüd rahule, aga vaatame edasi. Üleskutse on endiselt, ulatagem objektiivile abikäsi, sest kui objektiivi vaadata, tundub tal on abi tõsiselt vaja. Ja mulle siinkohal meenub, kui objektiivis käis esinemas erus või reservsõjaväelane Leo Kunnas. Ta oli tookord juba Riigikogu liige ja rääkis Ukraina sõjast. Kõik olnuks väga ilus, kui objektiivi toimetus oleks saanud mahti teha taustauuringuid ja ta oleks pannud sinna intervjuu juurde, tegemist on ulmekirjanikuga. Siis oleks olnud kõik korras, inimesed, kes vaatasid, oleks saanud aru, et tegemist on ilukirjandussaatega. Kui Leo Kunnas rääkis, et Ukraina võidab sõjas Venemaad ja Venemaa sõjavägi laguneb ja selliseid asju. See oli ju puhas ulme, aga kuna jäi tookord panemata juurde kiri, et tegemist on ilukirjandussaatega, inimesed tõsimeeli arvasid, et tegemist on mingi dokumentaalse või tõsiselt võetava saatega ja sellepärast küllap osa objektiivi vaatajatest pööraski objektiivile selja. Ja meie üleskutse mõte on, et objektiiv saaks endale nii palju majanduslikke vahendeid, et ta edaspidi suudaks nagu need apsud kõrvaldada. Ja siin ongi siis andmed, kui keegi tahab näiteks aidata objektiivil tasuda minu töövaeva, siis ta võib teha ülekande sinna. Ja siis objektiiv ei pea enam ütlema, et aga meil ei olnud mingit kohustust avaldada. Ta ei pea otsima mingeid ettekäändeid nagu eestlane, kellel parajasti ei ole raha ja kes püüab säilitada oma mundriau. Püüab näida soliidsem või tugevam, kui ta tegelikult on. Sest ajakirjanduse eetika, ajakirjanduslik asjaajamine ütleb niimoodi, et kui kaasautori koostöö toimetusele ei sobi, siis toimetus teavitab kaasautorit sellest võimalikult ruttu, et kaasautor saaks oma kaastöö pakkuda
kuhugi mujale. Mitte ta ei jäta kaasautorit mõistatama täielikult teadmatusse ja pärast ei avaldagi. Ja või mina tean näiteks kindlalt, et vähemalt paar minu tuttavat on teinud Objektiivile ülekande, et Objektiiv saaks ometi honorari ära maksta nende lugude eest, mis tookord 2024. aastal novembris neile saatsin, jäid avaldamata. Tõsi, paar-kolm tükki nendest võib-olla on praeguseks läinud hapuks, sest tegemist oli uudistega, aga paar tükki äkki on jälle sellised, mis sobiks praegugi avaldada. Nii et, aga kes soovib näiteks mingiks muuks asjaks Objektiivi toetada, siis see on ka täiesti teretulnud. Kõige tähtsam on see, et Objektiiv saaks oma selle vajaliku summa kokku, mis tal on vaja saada, et edaspidi vältida sellist piinlikku olukorda, kus kaasautori kaastöö jäetakse avaldamata raha puudusel ja siis käiakse välja sellised ettekäänded, mis lihtsalt ei ole tõsiselt võetavad. Andres, mida sina sooviks lõpetuseks öelda, selle teema lõpetuseks? Selle teema lõpetuseks tuletame nüüd meelde, mille Objektiiv tekkis. Kas oli aastal 2015 äkki? Väga õige, nägid, kui vastus kohe tuleb, kui selle terve pikk saade ja vastus nii lühikene. Ja küsin sinu käest praegult, mitu numbrit on olemas? No 1-9. 1-9, vot ongi numeroloogia. Liidame nii palju pikk rida, saame ikka 1-9. Nii. Ja nüüd järgmine küsimus, kui hakkas need 2015 oktoobrikuus, siis mõne aja pärast saab 10 aastat täis. Me jookseb praegult Objektiiv 9-sse, see tähendab numeroloogias viimane arv. See on kõige raskem, kõige hullem aeg. Ja toome näiteks, et inimesed saaksid aru, jälle üks loll selgelt nägija räägib või pange mulle, mis tahate, neid igasuguseid nimesid on olnud meil siin ka Igor Mangist jutud, räägivad, kes elab, oli ka selline mees nagu Vigala Sass ja numeroloogia järgi seisab maakera püsti. Võtame meie kellaaja ka. 12, vaadake, võtke siperplaat ette, ta on ümmargune, 12 nimetatakse ka 24 tundi, aga võtame, liidame neid, hakkab nullist pihta ülevalt. 1, 2, 3 on esimene, jõuab 3-ni ühest nullist sealt ülevalt. Jõuab 3-ni, see on alateadvuse pool, kus inimene õpib, töötab 3 esimest aastat, öeldakse ka 3 kuud on katseaega, olete kõik kuulnud sellised asjad, need kõik lähevad. Siis 3-st 6-ni ta töötab, ta on töö nagu jõuab ära, inimene jõuab töö ära teha ja siis viimane väga raske ongi, kui pendel või ükskõik jõuab 9-ni. See on viimane punkt ja vot siin ongi nüüd, kui 9 saab täis ja tuleb 10 ette, milline on plaan. Praegu oleks huvitav, kuu aega on jäänud, kas neil on mingisugune muuteplaan või lasevad niisama kolinal minna ja ongi siis asi ühel pool. Ja 9, kui täis saab, siis vaadake, on küsitud, aga 10 on veel olemas, siis on 11 ja 12. Vot need ongi 3 tundi, mis antakse nagu uuesti läbimõtlemise aega, kui see kell jookseb sinna üles 12 peale. Kas selle jaoks on mingisugune eesmärk leitud, kas selle jaoks on oma vead parandatud, kas läheb natukene ära, nagu siin praegu vaatame politseid, et muutust on vaja ja ma ei saa aru, mis muutust meil siin vaja on, sellepärast kui ütleme, paljud kõik räägivad, need inimesed olid selle aja inimesed ja need on ära. Aeg on konstantne, vot seda ma räägin, vaadake seda kella siferplaati ja siis näete. Ja vot siin ongi päästkem Objektiiv, siin ongi vaja need head sõnad. Praegult nad peavad nüüd siis, kui ta 19. oktoobril, ma jõudsin vaadata arvutist, sellel ajal ta saab 10-aastaseks ka mõni tund ennem juba ära teha, kas selline olukord, nagu siin Tõnu Kalvet rääkis, et on
mustatud ja puhastatud ja midagi seal on, kui ümber ei mõelda, siis võime hõigata küll kõva häälega see 3 viimast tundi 10, 11, 12, pääskem, aga ei tule välja. Siin peab olema praegu väga kiire reaktsioon, et inimesed ära ei pöörduks. Ja sellest toome näite, minu saated olid 22. Siis vaadake, kui ilusal ajal oli 7. 7 oli õnnenumber. Ja peale 7, vaadake, tuli kes, tuligi see Lea Konnas. 8, 9, kes tõmmas ilusa suure musta juti all. Nii et mõtelge nüüd kõigepealt, keda kutsute, kes kamandab teid, milline värk on ja mõtelge, kui te tahate nagu räägite, et siin Eesti-meelne oleks, siis mõelge Juhan Liivi erakond on eesti keel ja ongi asi korras. Ja kui natukene veel ajalukku minna, siis võib-olla mõni mees toimetusest ka mõni aeg tagasi nägi ka kodus keravälku, mis oli ülevalt looja poolt näidatud. Ma lugesin ja kohe ehmatasin selle peale. Ma ei hakka nimesid rääkima, aga küll on, et see oli suure näpu viibutus. Et ärge laske sellel objektiivil põhja minna, ta on vajalik inimestele. Aga mitte vajalik tööriist ei ole kellegile vaja, kui labida vars on katki, labidas on ühes kohas, vars on pooles, kummagagi ei ole midagi teha, aga labidas varre otsas on just seesamane kaastöölised või koostöö inimestega, et kes aitavad kirjutada, sest mina sealt ütleme, et käisin ka, ostsin ka sealt raamatut Revolutsioon ja vasturevolutsioon, seal ei olnud ostmist, palju annetada. No, kui palju sul saad anda, vot sellest ma saan aru kuidagi mingil muul viisil. No vot, ja saated olid kõik tasuta. Sõitsin ise kohale, näidati parkimiskoht ära seal. Ja vot saated 7. aastal läksid peale, võite tagantjärgi ka vaadata, leidke üles. Seal on kõik tänapäevased teemad, tuumajaamadest jutud ja kõik need bioväljadest ja loojast ja kõik, mis meid praegu ümbritseb, sest aeg on konstantne. Nii et sellega ma nüüd lõpetan ja alati 2 käega päästame objekti. Aitäh, Andres Saukas. Sinu tehnokraadi pilk aitas inimestel näha kõrvalt kainemalt asja ja paljud meie vaatajad saidki oma küsimustele nüüd vastuse ja paljudele andis see ka mõtteainet. Nii et hoidkem nagu kätt aja pulsil ja küll tuleb huvitavaid teemasid veel ja tõenäoliselt käsitleme edaspidi ka objektiiviga seotuvat. Hoiame talle pöialt, et päästa objektiiv. Aitäh, Andres, ja vaatajatele siis kohtumiseni ja kuulmiseni ja taas vaatamiseni ja nägemiseni. Nägemist.